tere, minu nimi on Maris Tammet, olen enesearmastuse ja õnneliku elu teejuht ja mul on väga hea meel, et sa oled sattunud siia seda videot vaatama, kuulama ning kindlasti sa saad siit midagi tarka, sest meie elus ei juhtu mitte midagi ilma põhjuseta. Nii et sa oled kindlasti jõudnud siia põhjusega. Ja täna ma räägiks hea meelega siis sellisest asjast, et me ise loome oma reaalsuse oma siis läbi mõtete, sõnade, tunnete ja kõige selle. Ehk siis meie ise oleme oma elu loojad. See võib tunduda siis, et mis mõttes, sest väga tihti, kui me satume ohvri rolli, siis me ei tunne seda. Siis me pigem nagu meile tundub, et elu nagu oleks meie vastu. Ehk siis kõik on nagu meie vastu ja et kuskilt mujalt tuleb see halb, et näiteks tekivadki küsimused, et miks mina väärin sellist asja ja miks need asjad juhtuvad ja kõik siuke. Ja mina tean, olen olnud selles kohas, ma olen olnud väga pikalt ohvri rollis, kus ma tundsingi, et elu töötab minu vastu, et mitte midagi siin elus ei toimi hästi, siis ma olengi mõeldud siia kannatama või nagu ainult kannatama. Et kõik need asjad, mis mu elus siis toimusid, juhtusid, et ma väärisingi seda ja sellega seotult siis oligi see, et ma mõtlesin, ma olen sita magnet, on ju. Korrutasin endale, et see tegelikult tuli nagu kuskilt väljaspoolt, keegi ütles, kuule sa oled täis sita magnet, sest mul elus kogu aeg juhtus mingeid asju, mis juba muutus ebareaalseks, et kui sul päeva jooksul jõuab juhtuda mingi 10 erinevat asja ja mitte nagu ühel päeval, vaid igapäevaselt võrreldes siis teiste inimestega, kellel võib-olla kuus juhtub midagi halba või sihukest negatiivset. Et siis see muutus nagu juba absurdseks, et see ei ole loogiline, et inimesel nagu nii palju asju lihtsalt kogu aeg toimub. Sest vahepeal, kui ma noorem olin, siis ma mõtlesin, et ma olen mingi seebiooperisse sattunud, kus nagu lihtsalt ongi kogu aeg visatakse, paisatakse nagu mingeid asju mulle. Et täna on nagu naljakas mõelda selle peale, et ma sellises kohas üldse olin ja kui palju see tegelikult minu elu mõjutas. Aga lõppkokkuvõttes seal olles, siis ma tundsingi, et ma olin ma ei teadnud, et ma olen ohvri rollis. Ehk siis ma elasin nagu ohvri rollis. Tundsin, et elu toimib minu vastu. Et elu on süüdi selles, mis minu elus toimub. Ja samamoodi ma süüdistasin ka iseennast väga palju. Et siin sõltus nagu perioodist, et kui ma süüdistasin elu, et elu on kõigest süüdi, on ju, ja siis tuli lisaks siis süüdistus iseenda vastu. Et ma olen ise süüdi ja ma ise väärin seda kõike jama ja nii edasi. Teatud määral ma ei olnud nagu valel teel too moment, aga ma ei väärinud seda süüdistamist, sest lõppkokkuvõttes me ise loome oma reaalsuse. Kõik meie sõnad, mõtted, emotsioonid, vanad traumad, hingehaavad loovad siis meie elu. Ja kuidas see siis toimib? Ühesõnaga, alustame sinu mõtetest. Kõik mõtted, mis sa nagu mõtled oma peas, nagu just need, mitte need uitmõtted, mis nagu korraks vilksamisi tulevad, vaid need pikad mõtted, millesse sa jääd kinni, näiteks tekib lugu sinna taha. Et hästi tihti on need olukorrad, kus midagi juhtub ja sa hakkad nagu läbi siis, kuna sul tekkis emotsioon sellest, siis selle emotsiooni külge sul tekib see lugu, mis siis kestab sinu jaoks, mis siis loob seda mõtet kogu aeg ja toob seda lugu nagu ülesse.
ehk siis me oleme kinni selles loos. Võtame, ma ei tea, kõige paremad ongi suhtenäited, on ju, aga noh, täpselt sama või noh, näiteks lähed sõbrannaga tülli, on ju, või sõbraga, sõltub, kas oled mees või naine, ega tegelikult vahet ei ole, on ju. Ütleme, sõbraga lähed tülli ja siis sa sellesse olukorda, mis tekkis, see nagu, sul oli seal emotsioon, on ju, et see tegi sul haiget, see tüli. Ja siis sa lood sellele nagu loo, et mis siis täpselt juhtus ja mis see teine pool nagu valesti tegi. Ja siis see lugu nagu ketrab sinu sees. Okei, saate võib-olla lepite ära, on ju, liigute edasi, aga see lugu on ikka sinu sees edasi. Ehk siis sinu mõtted, ja mitte alati, aga suht tihti loovad seda lugu veel uuesti, toovad selle emotsiooni ülesse. Ja sul tekivadki need kahtlused, kõhklused selle sõbra osas, et see sõber teeb uuesti sulle midagi sellist. Ja siis läbi selle loo, sest sa kogu aeg korrutad seda endale sellest situatsioonist, võib-olla isegi lähed veel sügavamale, et mis veel võib-olla ta teeb seal selja taga, on ju. Ja siis sellega sa tegelikult lood oma reaalsust. Ehk see sõber lõpuks siis suudabki käituda selliselt, nagu sina oma mõtetes selle loo loonud oled. Võib-olla mitte üks ühele, aga mingi sihuke asi, kus sa saad uuesti nagu haiget siis selle sõbra kaudu või siis mitte konkreetselt selle sõbra kaudu, aga mõne teise sõbra kaudu. Ma ei tea, kui selge ja arusaadav see hetkeseisus on, kuidas siis meie mõtted läbi loo loovad siis meie reaalsust. Kui tihti oled sa oma elus siis näiteks mõelnud, hästi hea näide on ka raha, et raha osas, et mul ei ole seda raha ja mul ei ole seda raha. Ma ei tea, kuidas see asi makstud saab ja mul ei ole seda raha. Ja kui see aeg kätte päriselt jõuab, noh näiteks arved on ju, sa tead, et iga kuu tulevad teatud kuupäevaks arved. Ja siis sa nagu juba eelmisest kuust hakkad seda korrutama endale. Mina ei tea, kus see raha tuleb ja mul ei ole seda raha ja ma ei saa seda lubada endale ja nii edasi. Ja siis, kui see aeg kätte jõuab, siis sul ongi probleem. Et sul ei olegi seda raha. Ja see on see täpselt sama efekt, sest sa oma mõtetega lood seda reaalsust. Sa korrutad kogu aeg, annad nii-öelda universumile teada, et mul ei ole seda raha vaja. Et mul ei ole seda ja mul ei ole seda vaja. Mis sest, et tegelikult ju sul arvete maksmiseks on seda raha vaja, aga kuna sa kogu aeg korrutad endale oma mõtetega, et mul ei ole seda raha, ma ei saa seda endale lubada, siis sa loodki selle reaalsuse, et sul ei olegi seda raha ja sa ei saagi seda endale lubada. Täpselt samamoodi on näiteks olukorrad, kus näiteks auto läheb katki või et mingi ootamatu koht, kuhu sul see raha kulub. See tekib. Sellised olukorrad tekivadki läbi selle, et sa kogu aeg korrutad, et sul ei ole raha. Või et sa ei saa endale seda lubada, sest sul ei ole raha või mingid siuksed laused või mõtted õigemini, lood, et ma nii väga tahaks seda, aga ma ei saa, sellepärast, et mul ei ole raha. Ja siis sa mõtled seda nagu lugu seal. Eks sinu mõtted loovad siis sõna otsa mõttes selle, et sul ei olekski raha selle jaoks. Ehk siis tekibki olukord, küll läheb pesumasin järsku katki, isegi kui sul see raha oli tegelikult juba olemas. Siis järsku tulebki see ootamatu olukord, et pesumasin läheb katki, auto läheb katki või mingi ootamatu väljaminek, mida sa ei olnud arvestanud. Juhtub just tänu sellele, et sina lood siis oma mõtetega, et sul ei ole raha selleks asjaks. Ehk sa ei saa endale seda lubada. Ja siis, mis juhtub? Sinu elus reaalselt tekibki see olukord, et sa ei saagi seda endale lubada. Täpselt samamoodi toimuvad või mõjutavad siis meie reaalsust, meie sõnad.
Ehk siis mida rohkem me korrutame, et meil ei ole raha, ma ei saa endale seda lubada, kõik on halvasti, kõik on paha, kogu aeg on või see, et ma olen sitamagnet, on ju, et kõik need asjad, mis me välja räägime, on kui võlusõnad, ehk siis sellega me loome oma reaalsust. Nii nagu mina vanasti pidevalt ütlesin, ma olen sitamagnet, uskusin või oligi see, et mu mõtted olid selle peal, et ma olen sitamagnet ja ma ise ütlesin, väljendasin seda pidevalt, et ma olen sitamagnet. Kordasin seda aastaid, et teised inimesed ütlesid mulle, et sa oled sitamagnet ja ma nõustusin sellega. Aga põhiline, minu mõtted ja minu sõnad rääkisid samamoodi, et ma olen sitamagnet. Nagu kui sa kõigile ütled, et ma olen sitamagnet, siis nagu ma loon seda selle sõnaga. See on nagu võlusõna. Ma olen sitamagnet. Ahah, selge. Ta on sitamagnet. Järelikult paneme talle veel kuhjaga seda igast jama ellu juurde, et nagu ta ju ise tahab seda. Ta ise ju kordab seda. Kogu aeg kutsub enda ellu igasugust jama. Ja täpselt või ongi need sõnad, mis me välja ütleme. Kui mul on halb olla, näiteks ongi see, et halb päev on ju, mul on nii paha olla. Me hakkame nagu ütlema, mul on nii paha olla või mul on nii halb päev. Ja siis see on näiteks mingi hommiku poole. Et sul midagi juhtus hommikul ja sa juba hakkad rääkima, et sul on nii halb päev, siis terve sinu ülejäänud päev ongi halb. Sest sa juba korrutad iseendale, et sul on halb päev. Kui sa muudad selle ümber, jah, sul hommikul juhtus midagi, mis ei olnud kõige meeldivam, aga sa muudad selle ümber ja sõnastad selle nii mõtetes kui sõnades siis ümber, et täna on mul tegelikult hea päev. Või edasi siit läheb mul hästi. Ja sa kordadki seda. Mul on kõik hästi, mul läheb kõik hästi, mul ei ole midagi halvasti. Selles suhtes ärme negatiivsus või seda negatiivset eitusvormi nagu kasuta. Pigem ikkagi jaatusvorm, sest eid ei aktsepteerita otseselt sõnaväljendustes. Aga kui sa nagu kasutadki sõnaliselt, et mul täna on tegelikult mega hea päev. Ja lähed sellise vaibiga lähed edasi terve oma päeva, siis usu mind, see päev on su miljon korda parem päev kui siis, kui sa korrutad, mul on täna halb päev. Täna ei õnnestu mul midagi. See oli üks asi, mis sul ei toiminud. Aga nii nagu sa hakkad mõtlema või sõnadesse panema seda, et su päev ongi halb, terve päev, siis sa juba lood seda reaalsust endale, et terve su päev ongi halb. Nii nagu sa muudad selle ümber, sa võid seda katsetada, testi seda. Kui sa mind ei usu, siis palun testi seda. Sa võid teha 2 erinevat hommikut, niimoodi, et üks hommik sa ärkadki ülesse, sa reaalselt mõtestad ja sõnastad kõike positiivset. Mul on täna hea päev, kõik läheb hästi, kõik on suurepärane, kõik sujub ja isegi kui midagi nagu on siuke lapergust, on ju, et mingi olukord juhtub, siis sa ei lase sellest häirida ja jääd ikkagi oma sellesse, et kõik läheb hästi. Täna on suurepärane päev. Jääd nagu sellesse sisse ja vaata, milline su päev päriselt on. Ja siis teine päev, sa alustad päeva, et sul on halb päev. Ja vaata, mis toimub sul terve selle päeva jooksul, kui sa kogu aeg korrutad, mul on halb päev. Vaata, mis vahe tekib nendest 2 päevast. Üks on siis see hea päev, teine on see halb päev. Vaata, kui palju siis sinu elus tegelikult need sõnad ja mõtted loovad. Kui sa kasutad sellist varianti, sa saad seda testida, lihtsalt sa pead reaalselt pöörama rohkem tähelepanu. Ja samamoodi mitte võtma siis kõiki olukordi, mis su päevas juhtub, halvasti. Sellepärast, et üldjuhul absoluutselt kõik, mis meie elus toimub, juhtub põhjusega. Sa kunagi ei tea, mis see põhjus on, miks see hea oli. Näiteks
mina olen läinud niimoodi, et ma olen sõitnud siis arsti juurde ja siis vaadanud nagu kella, et või noh, et tundub, et ma hakkan hiljaks jääma ja siis on veel tee peal igasugused või noh, ongi näiteks, et mul sõidab traktor ees ja ma ei saa möödasõitu teha. Ja ma olen nagu, vanasti ma läksin selle peale nagu ülinärvi, et issand, et mul on vaja kiiresti arsti juurde jõuda ja nüüd see aegluubis siin sõidab siin ees ja möödasõitu ka teha ei saa, et liiga ohtlik on möödasõitu teha. Nii, tänasel päeval ma mõistan väga hästi, et kui mul tekib selline olukord, et mind takistatakse. Näiteks ongi, et traktor sõidab mu ees või on, ma ei tea, liiklusõnnetus tee peal või mis iganes need asjad on. Või näiteks, et ma ei saa kodust nii kiiresti välja kui plaanitud. Mingil põhjusel, et ma ei tea, olin juba autos, aga tuli meelde, et issand, mul on vaja ülevalt oma toast võtta mingi asi, onju. Ja siis see ju kulutab aega. Siis tänasel päeval ma saan aru sellest, et see on minu kaitseks. Kas see loob näiteks selle, et kui ma sinna arstikeskuse juurde jõuan, on minu jaoks parkimiskoht olemas või teine variant, ma pääsen mingist avariist või mingist sellisest olukorrast, mis on mulle kahjulik. Ja see suhtumine, see nagu mõte, kuidas ma seda nüüd vaatan tänaseks päevaks, on väga palju siis muutnud minu elu, sest ma olen reaalselt olnud olukorras, kus ma sõna otseses mõttes mõtlesin ka, et ma ei saa parkimiskohta sinna, kus ma tahan. Eriti veel, et kellaaeg tiksus ka peale. Ja nagu absoluutselt kõik takistas mind. Terve see teekond Tartusse olid mul takistused tee peal. Küll ma sõitsin seal see 90 alas, pidin 60-ga sõitma. Siis küll olidki mingi see aeglane sõiduk mul ees. Küll oli kõik võimalikud ülekäigukohad, inimesed tulid üle ja kõik siuksed asjad. Kõik valgusfoorid olid punased. Ja ma mõtlesin, et ma ei saa aru nagu, mis teema on sellega. Et jah, mul oli nagu see kiire, aga samas ma võtsin hästi rahulikult, et ma ei mõelnud seda, et ma jään hiljaks. Sest iga kord, kui ma kasutan seda mõtet, et ma jään hiljaks, täiega rabelen, ma jään hiljaks, ma korrutan seda veel nii mõtetes kui sõnades, siis ma üldjuhul jäängi hiljaks. Ja ma olen selle ümber muutnud, et kui mul tekibki see olukord, et ma vaatan, et ma hakkan hiljaks jääma, siis ma rahustan ennast maha, et ma jõuan ilusti ja korrutan hoopis seda, et ma jõuan ilusti õigeks ajaks, kõik on hästi ja samas mis tegelikult juhtub, kui ma paar minutit hiljaks jään. No kui aus olla, siis tegelikult mitte midagi ei juhtu sellest. Ehk siis sellega ma maandan ära oma stressi ja ongi mõtete sõnadega, loongi selle, et ma jõuan ilusti õigeks ajaks. Ja tookord ma rakendasin ka seda asja, et ma jõuan ilusti, mul on parkimiskoht olemas ja kõik siuke. Aga tollel nagu sõidul oli reaalselt kogu aeg mingid takistused. Ja ma mõtlesin huviga, miks see nii on. Ja kui ma lõpuks sinna parklasse jõudsin, kus ma parkida tahtsin, siis seal parklas täpselt selleks hetkeks, kui mina jõudsin sinna, muidu parkla oli täiesti puupüsti täis, sõitis just auto minema. Ehk siis mulle tekkis täpselt parkimiskoht sinna. Oleks ma paar minutit varem jõudnud, oleks ma sellest parklast läbi sõitnud ja kuskil mujal hakanud parkimiskohta otsima. Et ma ei oleks nagu toda parkimiskohta saanud, sellepärast, et inimene ei ole, või auto oleks ees olnud. Ja kui ma oleks paar minutit hiljem jõudnud, siis oleks see parkimiskoht juba ära võetud, sest peale mind tuli kohe ka järgmine auto sinna, kes tahtis parkida. Ehk siis
tänu sellele, et ma kogu aeg terve selle sõidu keskendusin, mul on parkimiskoht olemas, ilusti, kõik on hästi, kõik on korras. Ja võtsin nagu ülirahulikult seda sõitu, seda kõike saingi aru, et mind üritataksegi takistada mingil põhjusel, sest kõik meie elus juhtub põhjusega, siis tookord oligi see põhjus, et ma saaks seal parkimiskoha. Ja kõige sellega me loome enda reaalsust oma elus. Kõik sõnad, mis me välja ütleme, kõik mõtted, mida me mõtleme, loovad meie elu. Ja kui sa hetkeseisus vaatad oma tänast päeva, siis see tänane päev on loodud sinu poolt võib-olla aastaid tagasi. Jah, need pisiasjad, mis nagu toimuvad jooksvalt, neid sa suudad oma mõtete sõnadega nagu koheselt muuta, aga siuksed suuremad asjad, mis on nagu teatud määral rutiinsed või automaatsed, need on sul loodud siis aastaid tagasi. Mõtle nüüd, kus sa olid aasta tagasi ja millised olid sinu mõtted, millised olid sinu sõnad, mida sa kasutasid. Ja selle järgi sa näed, et nood olid need asjad, mis tõid su tänaseks siia. Et tänane sinu seis sinu elus on seotud sellega, mis sa varasemalt oled rääkinud välja, mis on sinu mõtted olnud ja siia juurde, et need mõtted ja sõnad on sellised nagu võlujõuga, võlusõnad on ju, et millega sa saad luua kõike, aga nendele lisaks, kus need sõnad ja mõtted tegelikult alguse saavad, on siis meie seest ehk siis meie uskumused, meie siis haavad, traumad, kõik need asjad. Sest uskumused tekivadki siis meie haavadest, traumadest, meie valupunktidest ja kõik emotsioonid, mis sellega kaasnevad. Kõik see, mis on meie sees, need uskumused, traumad, haavad, need emotsioonid, need on nagu raadiojaam, mis annab signaali siis edasi, väljapoole. Ehk siis need kõik tõmbavad sinu ellu seda, mis siis tuleb siis nendest haavadest või nagu seotud siis nendest haavadest, traumadest, valupunktidest, emotsioonidest ja uskumustest. Et kõige sellega seotult, siis me anname seda signaali välja ja tõmbame enda ellu neid olukordi. Mis see tähendab? Kui sul on haav, näiteks sind on reedetud, et sul on valupunkt või nagu hingehaav, endas reetmishaav, mis siis tegelikult juurpõhjus sellel hingehaaval on see, et sa oled iseennast reetnud, kui sa olid väike. Aga kuna sul on olnud olukordi, kus see nagu hingehaav sulle tekkis, siis et tavaliselt on see läbi vanemate. Vanemad ei ole süüdi selles, me ise oleme valinud need. Ja lõppkokkuvõttes, nagu ma ütlesin, siis see juurpõhjus on see, et sa oled iseennast siis reetnud selle hingehaava puhul. Lihtsalt sinu vanemad on selle vallandanud sinu sees. Ehk siis sa oled kogenud näiteks vanemate poolt reetmist, mis siis pani sind iseennast reetma. Ja sellega seotult, siis kuna see hingehaav on sinu sisse loodud, see on see, ja siis tuleb sinu sees see antenni alles, mis siis hakkab sinu ellu tõmbama situatsioone, olukordi, mis loovad siis sarnaseid olukordi, et sa näeksid enda sisse, et sinu sees on selline hingehaav, mis vajab tervendamist. Ehk siis, et sa lõpuks näeksid, et sa oled iseennast reetnud ja see on vaja tervendada.
Ja kuidas see siis, see signaal, mis siis nii-öelda antakse välja, hakkab toimima. Tekivadki olukorrad sõpradega, perekonnaliikmetega, partneritega, kaasa arvatud ka võib-olla siis õpetajatega, lähedastega, kelle iganes. Hakkavad sinu elus tekkima olukorrad, kus sa koged reetmistunnet. Ja iga kord, kui sa seda reetmistunnet koged, siis see vallandab väga suure siis emotsiooni sellega seotult, et sul on see haav sees, ehk siis see trigerdab, paneb reageerima seda valupunkti. Ehk siis seda reetmist seda ja see toimub ainult selle jaoks, et sa tegelikult saaksid siis näha enda sees, et sul on vaja seda tervendada, et sul on vaja sellega tegeleda. Aga kuna meil on siuke vahva, tore ego, kes üritab meid kaitsta, siis ta ei luba seda näha. Ehk siis ta hakkab seda nagu blokkima ja pigem siis süüdistab väljaspoolt teisi inimesi, olukordi, et nemad on süüdi. Me ei ole midagi valesti teinud ja kõik teised on süüdi. See on siis meie ego, kes üritab meid kaitsta, et me jumala eest ei näeks, et meil on see valupunkt meie sees. Mis tegelikult kahjustab meid, sellepärast et okei, me seekord ei reageerinud sellele, aga see signaal toimib ikka veel meie seest. Ehk siis läbi selle valupunkti me loome oma reaalsust siin elus, sest selle valupunktiga seotult me loome oma mõtted, me loome oma sõnad, mida me kasutame. Ja pidevalt me siis ongi, et kui me ja samamoodi, et tekib neid olukordi veel ja veel, igasuguseid reetmisi meie elus. Ja seda enam meie mõtted hakkavadki nagu neid lugusid looma, ketrama neid lugusid. Meie sees on see emotsioon ka veel kinni, et see valu, mis selle reetmisega on tulnud, mis siis võimendab seda lugu meeletult ja siis me kogu aeg korrutame seda lugu endale, seda reetmislugu, kas siis ainult mõtetes või lausa sõnades, et me räägime sellest kogu aeg. Näe, jälle keegi reetis mind, näe, jälle juhtus siuke asi. Ma ei saa aru, kuidas ikka inimesed saavad niimoodi reeta. Ja sellega me kogu aeg siis läbi võlusõnade loome uuesti seda olukorda veel ja veel ja veel. Lisaks veel see signaal, mis siis meie seest kehast tuleb välja, mis tõmbab neid olukordi veel lisaks ligi. Ja siis me sellega kõik see kokku panna loome oma reaalsust. Ma loodan, et see on nagu arusaadav, et kõik need traumad, need valupunktid meie sees, kõik see nagu kinni hoitud emotsioon loob siis meie reaalsust läbi siis meie mõtete ja sõnade. Lisaks sellele kõigele on meil väga toredad uskumused, mis siis on tekkinudki läbi siis kõige selle nende valupunktide, traumade, haavade, emotsioonide ja siis nende lugude, mida me kogu aeg räägime. Läbi nende on meil tekkinud uskumused, mis siis samamoodi loovad meie reaalsust. Kui ma kogu aeg usun, et mul ei ole raha, siis mul ei olegi seda raha. Ja läbi selle, et minu kehas on see uskumus, et mul ei ole raha, siis läbi selle looma kogu aeg või ongi minu mõtted ja sõnad kogu aeg võimendavad seda. Sest ma ju usun, et mul ei ole raha. Kui ma rahakotti vaatan, siis mul ei ole ka raha, aga sellepärast mul ei olegi raha, et ma usun, et mul ei ole raha. Sest ma loon oma reaalsuse ise läbi oma uskumustega ja nendest uskumustest, et mul ei ole raha, siis tekivadki minu sõnad ja mõtted, millega ma siis kogu aeg korrutan ja kinnistan veel kord,
et mul ei ole seda raha. Ja sellest edasi siis tekivadki need olukorrad, mis ma enne rääkisin, et juhtuvadki olukorrad, kus ma jään sellest rahast ilma, isegi kui ma olen kogunud enda raha. Tekibki auto läheb katki, autot on järsku vaja parandada. Või et ma teenin raha, aga see raha kaob nagu hetkega. See tulebki sellest, et minu sees on see uskumus, et mul ei ole raha ja ma kogu aeg oma mõtete ja sõnadega korrutan seda uuesti ja uuesti ja uuesti. Kindlasti sa oled enda puhul ka samamoodi, sest eriti praegust olukorda vaadates, et kus näiteks hinnad on täiesti laes Eestis, on ju. Et kus olen nagu mõelnud seda päris palju. Et mul ei ole raha, et ma ei saa näiteks seda osta või et hinnad on nii kallid. Ma ei saa endale seda lubada, kõik siuksed asjad. Et kui tihti sina kasutad selliseid sõnu, selliseid mõtteid enda elus. See ei pea olema puhtalt rahaga seotud, see võib olla ükskõik millega seotud. See võib olla kaaslasega seotud, et sa kogu aeg mõtled ja korrutad talle kui ka iseendale, et ta ei suuda kunagi sokke pesukorvi viia. Kogu aeg jääb see ette sulle, kogu aeg sa mõtled sellest, kogu aeg sa sõnastad selle. Kogu aeg sa vingud kallal selle sama teemaga. Ja usu mind, mida rohkem sa sellega jätkad, seda rohkem ta teeb seda. Mida rohkem sa ütled pidevalt, et ma ei tea, kuna ma naisterahvas on, siis hästi tihti naised ütlevad, et kõik mehed on sitapead. Mina olen ka olnud selles olukorras, kus ma olen mõelnud seda, et kõik mehed on sitapead. Olen seda sõnades ka kasutanud, et kõik mehed on sitapead. Ja tänasel päeval ma väldin sellise asja ütlemist. Ma ei usu sellesse. Vanasti ma uskusin sellesse, ma kogu aeg mõtlesin seda, ma sõnastasin seda, aga tänasel päeval siis ma ei usu seda. Ja ma üritan igal võimalusel, et ma ei korruta seda. Et minu jaoks ei ole mehed sitapead. Sest nii, nagu ma kogu aeg kordan seda oma mõtetes, oma sõnades, et mehed on sitapead, siis mis sa arvad, või mis te arvate, millised mehed minu ellu satuvad? Jah, täitsa õige. Kõik sitapead. Ehk siis mehed, nad tegelikult ei ole sitapead, lihtsalt nad kohtlevad mind halvasti läbi siis selle, mis tekitab minus tunne, et kõik mehed on sitapead. Et see on see, kuidas meie oma mõtete ja sõnadega kogu aeg loome oma reaalsust. Kõik see, mida me välja ütleme, kõik see, mida me kogu aeg kordame, kõik see lugu, millest me räägime, loob meie ellu loob meie elu. Ehk meie käes on kogu võim, et luua oma elu, oma õnnelikku elu, mis siis võib olla ükskõik millist sa tahad. Sul on see kõik võimalik. Lihtsalt sa pead jälgima ja tegelema sellega, mis mõtteid ja mis sõnu sa välja annad, millised on sinu uskumused ja tervendama ära siis oma hingehaavad, oma traumad ja vabastama need kinni jäänud emotsioonid enda seest. Sest need on kõik mõjutajad, mis loovad sinu reaalsust. Ja ainus inimene, kes saab sinu reaalsust muuta, oled sa ise. Läbi siis kõige selle iseendaga töö tegemise. Ja see võtab aega, selle mõistmine, sellest arusaamine, eriti veel selle kogemine oma elus, et see päriselt nii toimib, võtab aega. Kuigi, nagu ma ütlesin, sa võid katsetada seda, et üks päev sa oled ülipositiivne, teine päev sa oled mega negatiivne. Et lihtsalt testida, saada see tunnetus kätte, et päriselt toimib asi.
et see on nagu täiesti reaalne. Muidugi, kuidas ma ütlen, kui sa oled suhteliselt negatiivne inimene, siis on seda positiivset päeva keerulisem teha, sellepärast et sul ikkagi need automaattmõtted ja sõnad ja reaktsioonid tekivad automaatselt juba negatiivsed. Et sa pead rohkem pingutama selleks, et sa nagu toimiks positiivselt, kuid see ei ole võimatu. Seal peab olema lihtsalt mega suur tahtmine taga. Aga ma mäletan, kui mina nagu puutusin kokku selle teemaga, et nagu põhimõtteliselt ongi, et sa ise lood oma reaalsuse, ja siis ma mõtlesin ka täitsa lõpp nagu, see on nagu, see ei ole võimalik lihtsalt, et see ei saa olla nii lihtne siin elus, et ma ise loon seda, et ma olen ise loonud kogu oma elu. Kõik need situatsioonid, olukorrad, mis mu ellu on tulnud, on minu enda loodud. Ma ei suutnud seda uskuda, ma ei tahtnud seda uskuda, aga pärast nüüd aastaid endaga tegelemist, enda tervendamist, enda elus muutuste toomist, üha enam ma näen, kui palju, kui suurelt ma mõjutan ise loon siis oma reaalsust. Et mina olen oma reaalsuse looja. Ja kõik see, mida ma ütleme siis täna praegu oma ellu ei taha, on loodud mul näiteks aasta tagasi või paar aastat tagasi läbi oma sõnade ja mõtete. Et ma olen selle ise loonud, selle elu, kus ma praegu olen, mis elu ma hetkel elan. Ka kaasa arvatud kõik see positiivne osa, kõik, mida ma olen tahtnud, on ju, noh, kas või see, et ma varsti siis lähen juba sünnitama, on ju, et see on samamoodi siis loodud minu enda poolt, mis on nagu ülivõimas. Jah, see on nagu, kuidas ma ütlen siis, see on samamoodi loodud siis minu sõnade, mõtete, emotsioonide pealt aastaid tagasi. Et see kõik asjad nagu minu elus, mis hetkel toimuvad, on loodud minu enda poolt. Mina loon oma reaalsuse ise. Täpselt samamoodi sina lood oma reaalsuse ise. Iga inimene loob oma reaalsuse ise, oma mõtete, sõnade, uskumuste, traumade, haavade, emotsioonide ja kõige selle pealt. Aga põhiline, kõik mõtted, mis sul on, miks soovitatakse mõelda positiivselt, miks hoida ennast positiivselt meelestatuna, ongi just selle jaoks, et sinu mõtted oleks piisavalt positiivsed, on ju, et sa nagu ei laskuks nendesse negatiivsetesse lugudesse, vaid sul on hoopis need positiivsed lood enda peas, mis siis loovad reaalsust ja loovad need sõnad, mis sa välja ütled kogu aeg. Kui inimene küsib sult, kuidas sul läheb, mis on sinu vastus? Mina vanasti ütlesingi, sitasti läheb. Vabandust väljenduse pärast, aga ma olen hästi aus, ma ütlen otse välja, et kui ei meeldi, siis sorry. Nii on, järelikult sinu sees midagi trigerdub sellest ja see kahjuks mina ei saa sellest midagi parata. Et ühesõnaga ja ma vastasingi, et sitasti läheb ja siis mul läkski. Kogu aeg läks sitasti. Tänaseks päevaks, kui inimene küsib mult, kuidas mul läheb, siis ma vastan, hästi läheb, mis ma olen hästi palju tähele pannud, mida inimesed hästi tihti kasutavad tänasel päeval. Et kui küsida, kuidas läheb, siis on vastus enam-vähem või saab paremini. Jah, alati saab paremini, aga mina ei soovita isegi sellist varianti kasutada, et kui sa nagu sõnad loovad, on ju, et siis mina pigem kogu aeg annakski, et mul läheb hästi, mul läheb suurepäraselt, et sa nagu kogu aeg meelestad ennast, et sul on kõik hästi. Et sul on kõik suurepärane. Ja nagu ma ütlesin, sõnad loovad sinu reaalsust, ehk siis
sellega sa tegelikult lood, et sinu elus ongi kõik hästi ja suurepärane. Nii nagu sa lähed sellesse sisse, et ma ei tea, mul toimub see ja see on halvasti ja too on halvasti ja et noh, nii nagu siis kuidas ma ütlen siis minu isa vanasti kasutas seda lauset, et oota, kuidas see ütlus on nüüd? Nii hästi läheb, kui lükkada. Midagi siukest on see välja, et mul päris, mul ei tule nagu enam meelde. Et põhimõtteliselt, et ta kogu aeg lõi seda, et ta peab nagu hullult pingutama, hullult nagu vaeva nägema selleks, et ta läheks hästi. Ja ta kogu aeg, kuna ta vastas seda niimoodi, siis ta kogu aeg lõigi seda oma elus. Ja seda oli kõrvalt päris ränk näha. Aga nagu, kuna, nagu ma ütlesin, me kõik loome oma reaalsuse ise, mina ei saa muuta sinu reaalsust. Jah, ma saan sulle anda need teadmised, nagu täna selles videos. Et noh, et sa saad teada, et sa lood ise oma reaalsuse ja kuidas sa lood seda läbi siis oma sõnade, mõtete ja kõige selle, on ju. Et ma annan sulle need teadmised, see on sinu valik, mis sa sellega peale hakkad. Kas sa hakkad seda nagu teadlikult muutma või sa lased selle mööda külge maha. See on sinu valik. Mina ei saa sinu reaalsust muuta. Kui sina soovid oma reaalsust muuta, siis sa saad läbi nende teadmiste muuta seda reaalsust, mida mina jagan sulle. Täpselt samamoodi ilmselgelt on sul seda kergem oma reaalsust siis muuta läbi selle, et sul ongi teejuht, kes pöörab sulle pidevalt tähelepanu, et näiteks noh, nii nagu ma ütlesin, et mul isa kasutas kogu aeg seda väljendit, on ju, et mina saan sulle tuua selle nagu siis päevavalgele, et sa kasutad selliseid lauseid, selliseid fraase näiteks või et sellised mõtted on sul pidevalt, mis siis tegelikult loovad sinu reaalsust. Ehk ma saan sulle tuua selle tähelepanu, kuhu sa peaksid fookuse pöörama selleks, et sul asjad hakkaksid sinu elus muutuma. See on siis teejuhi, coachi, mentori, kes iganes, koolitaja siis eesmärk. Noh, minu puhul on ta nagu just konkreetselt selliste asjadega seotud. Et see ongi see, mida ma siis pakun oma teenustel, et aidata inimestel siis luua läbi enda siis oma unistuste elu läbi siis noh, ongi selle, et iseenda töö. Ehk siis aitan neil luua selle reaalsuse nende ellu, mida nad päriselt soovivad. Aga see selleks, et kui on huvi täpsemalt teada saada, siis saad mu kodulehelt saad infot, mida ma pakun. Et mis ja kuidas. Aga ühesõnaga, täna siis sellest videost oled sa siis saanud teada, et kuidas siis sinu mõtted, sinu sõnad, sinu uskumused, sinu haavad, need, mida me väga ei taha üldse näha, need, mis me oleme enda siis ära matnud, kõik traumad, haavad, valupunktid ja ka kinni hoitud emotsioonid, et need kõik mõjutavad sinu reaalsust. See päev, mida sa täna elad, on loodud sinu enda poolt aastaid tagasi. Ja see mõte vanasti, mis mul tekkis, kui keegi ütles mulle sellist asja või noh, kui ma ise nagu teadlikuks sain sellest asjast, siis ma mõtlesin, et see ei saa olla nii lihtne. See ei saa olla nii lihtne, et me oleme ise loonud oma elu. See tundus mulle nii vastuvõetamatu. Kindlasti siis, kui algselt sellega kokku puutusin, ma olin täiesti vastu sellele infole, sest noh, oligi, et see ei saa olla üks asi nii lihtne, aga teine asi, mis mind nagu eriti mõjutas, oli see, et ma ei olnud veel
tervenenud, siis oma valupunktidest või nagu traumadest, mis mul oli siis elus toimunud, näiteks kaaslastega, suhetega seotult ja nii edasi, siis ma ei olnud nagu võimeline aktsepteerima seda, et ma ise olen need situatsioonid oma ellu toonud. Et need inimesed, see olukord, kuidas see üldse nagu nii kaugele jõudis, ma ei olnud valmis seda aktsepteerima. Et tegelikult ma olen ise nagu, ma ei saa öelda, et see ei tähenda seda, et ma olen süüdi. Ärge valesti aru saage. Sa ei ole süüdi. Need olukorrad, situatsioonid, mis su elus on, need ongi tegelikult olnud sinu elus selle jaoks, et sa näeksid ja õpiksid muutma ennast. Ehk siis, et sa õpiksidki oma mõtteid, sõnu siis kasutama targasti. Ehk siis õpiksidki oma reaalsust looma, oma elu looma, täpselt sellisena, nagu sa soovid, mitte risti vastupidi. Ja samamoodi see tervendamine enda sees, et need valupunktid ja kõik need traumad, pluss need kinnihoitud emotsioonid, et need saaksid kõik sinust välja. Sest need on juurpõhjused, mis siis tegelikult mõjutavad meie reaalsust, meie elu väga palju. Ja tõesti, me ei taha neid näha, me ei taha nendega väga tegeleda, kuid need on väga olulised. Ja usu mind, iga see samm, mis sa teed, et sa lähed endasse ja tegeled nende asjadega, muutes oma sõnu, muutes oma mõtteid, muutes oma uskumusi ja tervendades seda kõike muud seal enda sees, see muutub sinu tugevuseks. See muutub sinu tugevuseks ja läbi selle on sul võimalus lennata. Sest iga tervendatud osa sinus loob sulle uued mõtted, uued sõnad, mida sa oma elus kasutad. Ja sellega sa lood oma unistuste elu, oma õnneliku elu. Sest meie sõnad ja meie mõtted on väga-väga seotud meie vanade valupunktidega, meie haavadega, meie traumadega, meie emotsioonide ja uskumustega. Need on kõik need, mis mõjutavad meie mõtteid ja sõnu. Ja kui mõtted ja sõnad loovad meie reaalsust, siis selleks, et meie mõtted ja sõnad saaksid luua meile imelist elu, on vaja minna sügavamale. Nii et ma soovitan su, kui sa mind nagu hetkeseisus mõtled, et ma ei tea, räägib siin siukest juttu, et nagu on loogiline, aga samas ma ei tea, kas ikka nii lihtne see saab olla. Siis sa võid testida. Nagu ma ütlesin, testi seda päevavärki, et kas või tee see lüke, et alusta oma hommikut positiivselt. Näiteks ärkad hommikul üles ja esimene asi, mis teed, tõstad põhimõtteliselt käed lakke ja jess, mul tuleb täna suurepärane päev, panna see emotsioon sinna, nagu parim päev ever. Et panna see emotsioon ja kõik sinna, ärkagi selle tunde pealt ülesse. Ja järgmine päev, mine siis nagu, et täna tuleb siit päev. Nagu täna tuleb kõige hullem päev üldse. Ja vaata, kui palju mõjutab juba see hommikune lause, mille pealt sa ärkad ülesse. Üldjuhul on see, et kui sa ärkad selle poweri pealt ülesse, et kasutadki seda powerit, tõstad oma meeleolu, motivatsiooni ja energiataseme ülesse, siis sa ärkad kiiremini, sa oled rohkem energilisem, sulle sujuvad asjad paremini ja kui sa ärkad just selle nagu negatiivse selle pealt, sa ei saa kuidagi ülesse, sa ei suuda sealt voodiski välja väga tulla, sa oled uimane, sul asjad ei suju, sa oled nagu aegluubis tegutsed ja nii edasi. Et sa saad vaadata, kuidas sul see nagu päev mõjub, kui sa teed siukseid asju, mida rohkem sa näiteks päeva jooksul seda positiivsust sisse süstid oma sõnade ja mõtetega. Et näiteks kui pööradki tähelepanu, et sinu mõtted hakkavad siis minema negatiivseks,
et siis pööra ümber, mõtle millegi positiivsele. Ja sõnade puhul ka, et kui sul tekib olukord, et ma ei tea, sa ütled midagi. Issand, ma ei oska kohe niimoodi tuua välja, aga ütleme, sul nagu juhtub midagi, on ju, ja sul hakkavad sõnad minema näiteks negatiivse peale, siis sa võid väga kiirelt teha stopp iseendale, võta käsi, see koht ja teise käega nagu pühi siit ja samal ajal ütle, tühistan, puhastan ja kustutan. Ehk siis sellega sa nagu annad, ma kustutan selle ära, mis ma just ütlesin ja ütle sinna peale midagi siis positiivset. Ehk siis on see, et kui sul midagi negatiivset oli, et ma ei tea, täna on ikka halb päev küll, on ju, siis sa kohe tühistan, puhastan, kustutan, on ju, ja siis, täna on hea päev. Ja sellega sa muudad koheselt oma selle välja antud nii-öelda võlusõnad, muudad positiivseks tagasi. Ja jätkad oma päeva positiivse lainel. Sa võid testida, katsetada seda. Ilmselgelt, nagu ma ütlesin, kui sa oled väga negatiivses kohas oma elus, siis see pingutus on sinu jaoks nagu keerulisem, et see tulemus ei pruugi koheselt nii märgatav olla, aga see ei ole võimatu. Et kindlasti testi, katseta ja naudi seda, sest mida kiiremini sa taipad ja saad aru, et kõik sinu sõnad, mõtted ja kõik see, mis sinu sees toimub, loob sinu reaalsust. Ehk sina lood ise oma reaalsust. Mida kiiremini sa seda mõistad, seda kiiremini sa saad hakata oma elu muutma. Sest kõik tänasel päeval, mis sa täna hetkel mõtled, räägid, kõik, mis sinu sees toimub, loob sinu tulevikku. Ja kui sa ei taha olla selles punktis, kas sinu tulevikus, siis täna on see päev, kus hakata muutma oma reaalsust. Suur aitäh sulle. Kohtume järgmises videos või kunagi laivis või nagu päris elus. Anna mulle teada oma mõtetest, oma kogemustest, oma katsetusest kindlasti ja kohtume kunagi lähiajal. Tšau!